Tänane loeng tuleb poisslaste ja meheliku kasvatamise ja loomise seisukohast, nii et eriti puudutab see siis kõiki poisslaste emasi. Tüdrukutest ma ei tea, kas ma teen eraldi, ma olen tegelikult erinevate kursuste sees, olen rääkinud läbi oma tütre, kuna mu esimene laps on tütar, täna ta on 18-aastane ja tema on olnud mulle ka suur selline kogemus, õpetaja ja omamoodi selliste kohtadega. aga kuna hetkel mul on aktuaalsem ikkagi poisslaste arenguetapid, et see tüdrukufaas on nagu möödas, siis sellest ma räägin rohkem. Ja soovitan teil ka jälgida siis minu Instagrami. Instagramis ma postitan päris palju story desse ja story des täna hommikul siis minu päev algaski selliselt, et tuli mulle siis kiri ühelt noorelt naiselt siis, kellega me oleme eraseansse ka teinud ja ta on alla 25-aastane, ta on vanuses seal kuskil 20 ja natuke peale. Ja tema kiri siis oligi selline, et tere Janne, mul oleks vaja su nõu. Olen oma boyfriendiga ikka ja jälle kahe vahel, kas jääda või ta minema saata. Olen nüüdseks 3 kuud rase. Boyfriendil on ikka veel, tööd ei ole, kuigi ta väidab, et ta seda kogu aeg otsib. Eriti halvasti tunnen ennast siis, kui me poes käime ja mina asjade eest maksan või kui tahan vahest välja sööma minna ja muidugi tähendab see seda, et ka siis maksan mina. Teine variant on mitte temaga koos poodi minna ja lihtsalt mitte kunagi restorani minna, aga see on ka raske ja veidi kurb. Pärast maksmist olen aga alati lihtsalt nii pahur tema peale. Pesemata nõud seisavad ka terve päeva kraanikausis. Ma lihtsalt ei tea, kas edasi loota, et ta lõpuks saab töökoha endale või lihtsalt lõpetada kogu see asi. Ja sellised kurvad kirjad minu postkastis alustavad siis minu tööpäeva. Ja ma mäletan, ma lugesin seda siis oma kohvitassi kõrvale. Lugesin kõva häälega ka nii, et mu mees seda kuulis ja ma nägin seda muret ja seda tõsiseltvõetavust antud teema osas, kui ta kuulas, kui ma lugesin ette selle kirja. Ja meievaheline dialoog jätkus selliselt, kui me veel hommikul autoga sõitsime. See oli selline, et asi on ikka väga jama, et poegade kasvatamisel, et sellisi mehi meil ei ole juurde vaja, sest selline on maskuliniseeritud mees. Mina tegelen, eks ju, naistega suuremas osas aga tegelikult ka kogu kollektiiviga. Ma olen hästi kursis, mis toimub naiste, meeste suhete ja liidu ehk siis meie spirituaalses protsessis. Ja see on tõsine probleem, see on tõsine probleem. Nii et natuke siis sellest ajendatuna ma selle video praegu ka teen, et kuidas kasvatada õigemini, milline sina pead olema naisena, et sa oleksid bioloogiline naiselik ema, sellepärast et ainult naiselik ema sünnitab meheliku poja ja meheliku kuninga, et hoida ära järgmiste generatsioonide kannatused ja suhete konfliktid ja probleemid. Et järgmised generatsioonid ei peaks ebabioloogiliselt, ebaspirituaalselt elama. Ja nagu ikka, iga asjaga algab see meist endist pihta. Aga tänane loeng siis ikkagi, et mis siis on see naiselik ema üldse? Sest et seda kirja lugedes ma ka postitasin vastuse, et kallid lapsevanemad, vaata, et sina sellist poega ei kasvata. Nii, ma vahepeal rüüpan oma matšot siin. Seda loengut siis rääkides, kõigepealt sa pead ise mõistma, mis asi on polaarsus. Nii et võib-olla, kui sa oled pikka aega olnud mu
mu gruppides, aga ei ole kuulanud neid videosi, et sul on siis selleks etapiks, kui sa uurid, mis asi on naiselik ema, sa peaksid mõistma polaarsust, peaksid mõistma naiselikkust, peaksid mõistma mehelikkust. Ja vajadusel vaata siis need esimesed konspektid ja videod uuesti läbi. Kõigepealt ma tuletan siis meelde teatud meie bioloogilised seadused ja esimene seadus on see, naisel on võime luua ja hävitada, mees, mehelik. Nii et meil on vaja olla õiges suhtes enda kaaslooja identiteediga. Sealt algab meie spirituaalsus, meie ärkamine ja omaks võtmine sellele, et me oleme kaasloojad. Me mõjutame ruumi, me mõjutame mehi, kellega me kokku puutume, kui me oleme kurameerimisprotsessis. Me mõjutame oma abikaasat, oma elukaaslast. Ja selle ma defineerisin selles polaarsuste kursuse, mis on bioloogiline naiselik. Seal on üks 4 seadusest, loodusseadusest. Naine ehk emane ehk naine defineerib suhte. Ja kui see suhe ei ole talle lisav ja naise ellu väärtust toov, siis tal on õigus lõpetada läbikäimised ja katkestada kooslus ja suhe selle mehega. Mis tähendab nüüd seda aste edasi, kui me oleme naisena saanud emadeks. Me tahame kasvatada sellist mehelikku poega, kelle osas tema pruudid ja tema tulevane abikaasa ei pea nii tundma ja nii talitama. Et kui meil on kodus see töö juba tehtud, läbi meie enda suhte, läbi meie enda abielu, läbi meie enda liidu, läbi meie enda õige oleku spirituaalselt, siis meie lapsed ongi kohe bioloogiline naiselik, bioloogiline mehelik, vastavalt siis tütred ja pojad ja nende suhted õitsevad. Vot nii. Nii et esimene punkt selle kohta, mis või kes on siis naiselik ema. Ta on õiges suhtes kõigepealt mehega. Mis see siis tähendab? Põhimõtteliselt kõik minu kursused räägivad sellest ja keerlevad selle ümber, et mis on üldse naiselik. Naiselik on siis vastuvõttev oma liidus. Mees on aktiivsem, naine on natukene passiivsem. Ta ei ole passiivne, aga ta on mehest passiivsem, eks ole. Ja õige suhe või suhestumine siis lapse isaga, ideaalis peaks see olema abikaasa. Õige suhestumine tähendabki seda, et sa austad oma keha, sa austad oma bioloogiat, sa austad oma tsüklilisust, sa austad oma kõiki neid 4 naiselikke seadusi. Ma võin kiiruga teile need rääkida üle. Esiteks, naiselik on loodud olema territooriumi sees ja kaitstud. Teiseks, emane on looduse ellujääja. Kolmandaks, ta on looduse looja. Neljandaks, emane defineerib suhte ning lõpuks naiste vajadus on vajadus turvatunde järgi. Nii et sa hakkad sellest pihta, et kas sa oled pühendunud suhtes, kas sa oled territooriumi sees, kas territooriumi ehk elatava ala valitseja, kaitsja ja ülalpidaja on sinu abikaasa või oled seda rohkem sina, eks ju. See hakkab sügavast korrastamisest enda sees ja oma abielu sees, et te saate oma polaarsused paika. Nii et naiselik ema on siis selline naine, kes on ise õiges polaarsuses. See tähendab, ta on oma naiselikkuses, oma abikaasaga. See tähendab, tema mees kannab mehelikku ja naine kannab naiselikku nende abielus.
Siia alla siis käivad sellised mõttekohad sulle, et näiteks on väga palju ju neid olukordi, kus meil on lapsevanemast ollakse lahus või üksikvanem. Üksikvanemlus ei ole bioloogiline. nii et siin on juba sisse kirjutatud kaasnevad probleemid, väljakutsed, lahendamist vajavad küsimused. nii et see ei ole meie bioloogiline ürgne, meile omane äh, olemus siis jah, et see on juba ebabioloogiline. ja kõik, mis on ebabioloogiline, selle eest meid elu korrigeerib ja elu tulemused tulevad raskemad, kehvemad, see on palju suurem väljakutse. nii et küsimus ongi siis, kui sa oled selles olukorras, et läinud lahku lapse teisest vanemast, mis on vahest väga vajalik, ma olen ka ise olnud üksikvanem, sellepärast ma seda kõike räägingi, et ma tean, ma olen olnud nendes kõikides rollides ja ainult sealt ma olengi saanud selle teadvelolu, sest ma olen ise elanud neid kõike ja täna ma tean rääkida, mis on siis see õige, eks ju, et mis on see kõige loomuomasem meile homo sapiensidele. nii et sul on vaja mõtiskleda, kuidas te tulite kokku, kuidas teie suhe tekkis, kuidas tekkis teie laps, mis olid teie kokkulepped, mis olid teie, noh, ongi see lähtekoht, sest et see on see moment, kust siis tekkis elu, te lõite koos elu ehk selle lapse ja et sa tead, et igavesti hoolimata sinu suhtestaatusest oma lapse isaga sinu lapse isa on 50% sinu lapse sees. sina oled 50% ja lapse isa on 50%. mis tähendab seda, et ükskõik milline siis on teie läbisaamine või parajasti kommunikatsioon, sa austad seda, et ta elab igavesti su lapse sees. sul on vaja seda austada. see on see esimene punkt naiselikust emast, ta on õiges suhestumises lapse isaga. kõige õigem sellest on olla naiselik abikaasa, eks, aga kui me oleme lahku läinud ja kui me nüüd oleme kaasvanemlussuhtes siis oma lapse teise vanemaga ehk meie endise partneriga, meie endise abikaasaga või eksiga, siis see õige suhestumine on austav, et sa austad tema osalust, sa austad tema seda fakti, et ta andis elu ja et ta elab lapse sees ja et teil peaks olema mingigi kommunikatsioon tõenäoliselt meie elu lõpuni, mingi kokkupuude. et see on siis ja sealjuures siis ka seda õige olekut, ka seaduse silmis õige olekut. näiteks ma olen siin välja toonud, et ühest küljest sa tunnistad, sinu olek ja hoiak on jaatav tema suhtes ja tema olulisuse suhtes, ükskõik milline inimene ta on, eks ole. ükskõik, kui hästi teie omavahel läbi saate, ta on oluline lapse jaoks, jah. sa jaatad teda ja et ta on tähtis, aga kui vaja, sa seisad ka õige oleku eest, nagu näiteks ma olen jaganud teiega, kuidas mul oli vaja siis ühel hetkel anda siis hagi oma tütre isa suhtes, kui ta ei olnud piisavalt pikka aega, ei olnud elatisraha maksnud ja oli mulle võlgu jäänud. ja ma tegelikult seedisin ja elasin seda üle peaaegu 2 aastat, noh, see on juba erandlik kord, aga 2 aastat ma põdesin seda enda sees ja lootsin, et seda saab kuidagi pehmelt lahendada, ma justkui ootasin ja andsin talle võimalust astuda õige olekusse, aga ta ei teinud seda, vaid sealt läks see aina valemaks ja toksilisemaks see olukord, et kõige õigem asi selles olukorras oligi siis otsida naiseliku emana seaduse kaitset, seaduse õige olekut lapse osas ja minu osas. tegelikult isegi see on nagu lapse eest seismine. see oli siis, minu puhul see oli tütrega, eks ju. nii et vajadusel sa seisad ka seaduse ja õigluse eest, vajadusel luues kaitse lapsele ja ka endale, vastavalt olukorrale, vastavalt meie seadustele.
kui on vaja paika panna siis elatisraha või kohtumiskord või mis iganes. sellega sa aitad kas luua, aitad kaitsta või aitad säilitada lapse territooriumit. lapsel on siis oma territoorium, meil kõigil on oma territoorium ja territooriumi kaotus on hästi halb asi. ta on psüühiliselt meile nii-öelda hingehaav, mis viskab meie polaarsused konflikti ja sassi. sellepärast on hästi oluline vastutustundliku täiskasvanud mehe või naisena mõista, et meie anname endast ükskõik mis, et meie laps ei kaotaks territooriumit. ja kui on juba aset leidnud vanemate lahutus, siis see laps on juba kaotanud oma juure, oma vundamendi, harmoonia. nii et arvestades juba seda, siit tuleks seda kõike teha võimalikult teadlikult. Lähme, lähme kohe siis edasi. Naiselik ema siis. ma toon siia kohe nagu näite, kuna me räägime sellest õiges suhtes ja suhestumises olemine mehega või lapse isaga, abikaasaga või lapse isaga. ma toon siia veel näite. Mida see ei ole, milline ei ole siis õige ja bioloogiline? ei ole üksikvanemlus, üksi kasvatamine ei ole õige, juhusuhetest või ilma pühendumiseta lapse saamine ei ole bioloogiline. mis veel ei ole naiselik ema ehk siis bioloogiline on, kui ema on provider ja isa on passiivne, ehk siis see on see polaarsuste nihe, tagurpidi polaarsus, siis ei ole meil tegemist, see naine ei ole suutnud olla naiselik naine ja seetõttu ta ei ole suutnud olla naiselik ema. tal seisab alles ees, kui ta seda valib, seda Jumala kutset vastu võtta, tal seisavad need initsiatsioonid siis, kas need on käimas või seisavad alles ees. kui on tegemist siis kodus juhtiva emaga, see tähendab siis ema juhib territooriumit ja juhib ka abikaasa üle. ja ka kui on alla surutud ilma hääleta ema, kellest ei peeta lugu või kelle häält ei ole siis kuulda või keda tehakse maha või kuidagi alandatakse või kellel ei ole oma selget rolli ja positsiooni ja kui seda ema ei hoita, eks ole, kui talle ei anta siis seda ruumi ja hoidmist. ma korra küsin, kas siiamaani on äkki küsimusi? äkki tekib vahepeal, ma korra teen rüüpamispausi. Lähme siis edasi. esimene punkt, naiselik ema on siis õiges suhtes mehega, abikaasaga. edasi, ta on õiges suhtes oma poja mehelikkusega. ehk siis nüüd räägime sellest. esiteks algab see pihta sellest, et sa näed poisslast kui mehelikku. sa näed selle poisi sees mehelikku. ja siin on mitmed erinevad punktid nagu, mis on siis mehelikule väga olulised, mida sa siis austad ja oled nende suhtes jaatav ja tunnistav, nagu siis vajadus vabaduse järgi, austuse vajadus, vajadus, et teda võetakse vastu, vajadus, poisil on vajadus kaitsta ja luua oma territoorium, vajadus poisslapsel anda ja pakkuda, sealhulgas ka anda ja pakkuda sulle, emale, kui sa oled naiselik ema. just nimelt see on mehelikkudel bioloogias sees vajadus anda ja pakkuda. Mehelikul pojal on vajadus, et sa usaldad teda,
mitte ei kontrolli, vaid usaldad. jah, sa usaldad siis poega ja mõistad, et tal on vajadus, et ta läbiks erinevad eesolevad initsiatsioonid oma teekonnal, et ta kasvab meheks, et temast saab mees ja mitte ainult isegi mees, vaid mehelik mees, siis selleks on tal teatud elulised initsiatsioonid, mida meie ei mõista. ja me ei hakka kunagi neid mõistma, sest meie neid ei koge. naistel on oma initsiatsioonid ja meestel on oma initsiatsioonid. ainult samast soost inimesed saavad omavahel jagada ja mõistavad, mis on meie initsiatsioonid, bioloogilised ja spirituaalsed. Äh, nii et sa näed siis teda kui mehelikku ja seda muide alates 3. eluaastast. alates 3-aastases poisis on kõik need vajadused. tal on väga tugev testosterooni selline teke tegelikult juba kõhus ühel hetkel on loote arengul, aga seal kuskil 2. ja 3. eluaasta juures tekib veel nagu mitmekordistumine, kus tal juba tulevad väga-väga selged sellised nagu testosterooni ja mehelikud omadused välja. ja tal on siis ka vajadus, et ta saab suruda oma tahet nii-öelda penetreerida oma tahtega maailma ja oma ümbritsevat ruumi. nii et tema tahtejõud ja tahe ja selle tugevdamine, selle märkamine, selle usaldamine ja sellele nagu ruumi loomine. et tal on võimalus siis neid, et teda nähakse ja jaatatakse neid omadusi temas ehk siis arenevad mehelikud dominantsed omadused. õiges suhtes pojas oleva, sinu lapses oleva mehelikkusega on siis see, et ma naiseliku emana, ma austan seda, et ta peab looma oma territooriumi ja kaitsma oma territooriumi ja ka hoolitsema oma territooriumi eest. no näiteks lapse territoorium on tema keha autonoomia, tema enesetunne. noh, näiteks ma toon mingi väga lihtlabase näite selle kohta. näiteks mul on väga endaga kontaktis pojad, noh, kõik mu lapsed on, aga praegu ma räägin poegadest. ja, ja mu poeg, ma usaldan neid, kui ta mulle ütleb, et tuleb ütlema, et tead, ma ei taha kooli minna, siis ma vestlen ja ma kuulan teda, ma hoian talle avatud ruumi ja kuulan, mis tal öelda on ja tunnetan ja enamus juhtudel, kui ta seda on öelnud, see ei tulene mitte mingisugusest laiskusest või kõrvaleviilimisest, sest et tal ei ole sellisi omadusi, vaid see tuleneb sellest, et ta tahab, talle on see hetk õige nii ja ma austan seda, et olgu nii, ma teen nii, ma luban sulle seda, ma võimaldan sulle seda ja ta saab vaba päeva. see on ka see, et ta väljendab oma tahet. tal on mingid põhjused selleks. nii et ma austan siis tema sellist, kuidas ta tunneb, kuidas ta mõtleb, austan tema territoriaalsust mehelikuna, eks ju, ehk et püüan siis mitte väga peale sundida teatud asju, et ma näen ennast rohkem nagu suunajana. ma demonstreerin, kuidas on õige, ma pean teatud sellisi kõnesi selle kohta, vestlen ja selgitan, kuidas on õige, jutustan, kuidas on õige, aga ma ei saa talle peale suruda ja ma ei tee läbi sunduse asju, eks ju. et see on pigem, kui ma juba peaksin, ma ei hakka sundima, vaid see on see pidev kontaktis olemine ja häälestunud olemine, et nad tahavadki hästi teha, nad tahavadki head olla, nad tahavadki õiged olla, eks ole. austad siis mehe või pojas territoriaalset aspekti. tema siis territoorium on tema kirjutuslaud, tema voodi, tema mänguasi või kaisukas, tema koolikott,
tema, noh näiteks minu omad said, ma mäletan, oma rahakoti, kui ta sai, see on tema territoorium. Tema õpikud, kui ta sai oma toa, see on suur selline arengukoht. Tema tuba on tema esimene territoorium, millega siis on hea, et sa sead ka kohustused ehk selle vastutuse osa, et ta oleks hea peremehelik selles osas, et kuidas ta siis, noh, kuidas ta asju siin asetab, kuidas ta enda järelt koristab ja kuidas ta kaitseb seda ruumi. ja samas, kui vend või keegi, kui neil omavahel nad väsivad teineteisest ja see vend näiteks elab tal seljas, siis see ongi see, et ütle talle stopp, ütle, et ma ei taha ja mine oma territooriumile, mine oma tuppa ja su vend ei tohi sinna tulla, et tal on õigus visata oma vend oma toast välja. See on see, need on nagu reaalse elu näited, kuidas ma annan talle voli olla territoriaalne ja kaitsta oma territooriumit. Ja samamoodi ma jutustan võib-olla talle, et ei, sa ei pea oma asju teistele laenama, sa ei pea oma asju teistele andma. Sinu pinal on sinu oma, sinu koolikott on sinu oma. Hoolitse oma koolikoti eest, kuhu sa selle koolikoti panid, kuidas sa hoiad seda puhtana, kus su koduvõtmed on, eks ju. või siis meie näiteks olidki vist poisid kuskil 4-aastased, me võtsime meile esimese kodulooma, mis on siis ka rohkem nagu lastele ja läheb väga hästi kokku, siis arenguetapiliselt on väga ideaalne tegelikult seal kuskil 4-aastastele koduloom osta või hankida ja anda selle loomaga seotud kohustusi. et see on samamoodi, et natukese see loom on nende territoorium, mis tähendab, ta näeb aina enam ennast kui ütleme siit täiskasvanud mehena, see oleks ülalpidaja, kaitsja, hoolitseja, eks. et need on need kohustused ja see, et tema on see liider, see juht ja sellega koos hoolitseja, on ju. nii et näiteks koerale joogikausside täitmine, toidu andmine ja algusest peale me käisime jalutamas nii, et mingitel hetkedel koer on poiste käes ja täna isegi täitsa niimoodi, et kui me oleme kõrval, me vahest anname koera tema kätte, eks ju. aga ma ei luba neil üksinda näiteks minna suurele teele koeraga, et see on juba vastutustunne teiste inimeste suhtes, sellepärast et väike laps ei pea suutma ettenägematutes olukordades, kui mängu tulevad kolmandad isikud ja võib-olla suuremad koerad või teised koertega jalutajad, sa ei anna sellist vastutust lapsele, et seal, kui mingi olukord tekib, või kui koer peaks tõmbama, see ei ole siis sobilik, see ei oleks eale sobilik, see oleks vastutustundetu vanema poolt. nii et näide siis sellest, et kuidas sa mõistad ja toetad pojas territoriaalsust ja sinu ülesanne on maksku, mis maksab, anda endast parim, et laiendada oma poja territooriumit ja kaitsta seda, et ta elus seda ei kaotaks. võib-olla üks selline näide, ma olen selle kohta lugenud Eestis vist mitte nii väga, aga teate nagu noh, tegelikult ka, noh, nüüd ma annan väikse trigger'i hoiatuse, aga ka sünnitusmajades, kui tehakse süstid, vaktsiinid, siis tegelikult ka need, siin nüüd oleneb sellest vaatest, aga juba on ka mõnes mõttes, neid saab vaadelda kui lapse, poja või tütre autonoomia rikkumist. et sa mõnes mõttes ta nagu natuke kaotab oma territooriumit sellega, kui temalt luba küsimata tehakse talle mingi protseduur. rääkimata siit edasi siis kõiksugu sellised jah, meditsiinilised sekkumised. mina ei ole oma lastele mitte ühtegi nendest kunagi teinud ja ma ei luba neid teha. ja see on sellepärast, et ma olen bioloogiline naiselik ema kõikideks nendeks siis sündmusteks ette valmistunud selliselt, et teinud seda bioloogiliselt, eks ju, teinud seda loodusega kooskõlas. ja niimoodi laps siis säilib kõige nagu puhtam, rikkumatum oma algolemuses, kõige rohkem ürgmees, ürgnaine temas siis säilib. nii et väga palju on see meie teha, vanemate teha, on ju. kui teil tekib küsimusi, vahepeal kirjutage siia kasti.
nii et õiges suhtes poja sees oleva territoriaalsuse ja mehelikkusega. Mhm. Ja mida siis mida see ei ole, milline ei ole õiges suhtes mehelikkusega pojas, näiteks see, kui sa oled ülehoidev ema. Ülehoidev ema, olete võib-olla internetis lugenud, see on praegu väga palju siis minu kolleegide äh, lehekülgedel räägitakse sellest seoses mehelikkuse, naiselikkuse kriisiga, et enamasti seal, kus on mehelikkuse defitsiit, seal on olnud ülehoidev ema. Ja ülehoidev ema on see, kes ei ole iseendaga õiges suhtes, oma naiselikkusega, oma suhtega ja ka oma eneseteostusega. nii et see ema siis, siin ma natuke soovitan, võib-olla olete kokku puutunud, Nekrassovi Ema armastuse raamat räägib siis ülehoidvast emast, kes ei ole oma naiselikkuses ehk oma ürgemases. Ülehoidev ema on siis sellise pimeda, klammerduva armastuse ja kontrolliga ja kes ongi siis üleliia klammerduv ja kontrolliv, mis tähendab seda, et tal puudub oma eneseväljendus ja puudub oma elu sealt kõrvalt. Ülehoidev ema on muide ka see ema, kes ei anna poega vabaks. Ja sina pead siin teadma, armsad naised või kes iganes satub seda kuulama, siis tea seda, et sinu poeg ei saa kunagi mehelikuks, kui ta on sinu territooriumil, kui ta on sinu territooriumi sees. nii et poisslaps või meeslaps ei saa luua territooriumit, kui ta on oma ema territooriumil. sellepärast mehed, noored mehed, nad ei tohi töötada näiteks oma ema juures. Nad peavad minema, naiselik ema valmistub selleks, me sünnitame pojad ja me anname nad vabaks. Me kasvatame ja spirituaalselt valmistume neid andma vabaks, et nad lähevad meie juurest minema, nad lähevad maailma ennast teostama ja vallutusretkedele. mitte ma ei hoia teda kodus enda põlle taga. mitte ma ei tee talle üleliia mugavat sellist olemist siia koju, nii et ta ei tahagi kodunt kaugele minna. see on juba ülehoidev ema, kes peenelt, aga kindlalt emaskuliniseerib ära mehe. ja oi, kui palju seda näeb ringi igal pool. nii et toon ka näite, mul on olnud siin kliendi lugu, kes pikka aega tegelikult minu juures käis, kes noh, seal loos oli see, et see naine soovis saada rohkem lapsi, aga ta ei saanud. elu läks siis selliselt, et tal, ma ei mäleta, kas tal oli 1 või 2 last oli ja see naine ei olnud ennast väga teostanud. tal olid mingisugused, mingi lihtsam töö tal oli, mis on ka okei, aga tal oli sügav rahulolematus omaenda suhtes, ta ei olnud spirituaalselt paigas ja ta ei olnud leidnud siis sellist hingerahu. ja ta oli tohutult klammerdunud oma vanema poja suhtes, kes siis oli just täisealiseks saamas. ja ta rääkis, kuidas tal olidki paanikahood, tal olid ärevushood, kuni siis sügava eksistentsiaalse kriisi ja ärevuseni oli siis ja see kõik taandus sellele, et ta kartis ette, et tema poeg lahkub kodunt ja ta kartis seda, et tema pesa jääb tühjaks. ta ei tea, kes tema on, ta ei tea, mille jaoks tema on ja mis ta edasi teeb. ta soovis suuremat perekonda ja ta tundis üksindustunnet ja siis ta hakkas igatepidi üle kompenseerima ja ütleski, et ta on erakordselt lähedane oma pojaga ja tal olid õudusmõtted. ma ei mäleta, kas isegi õudusunenäod sellest, et kuidas poeg leiab endale pruudi ja hoidku jumal, kui nüüd poeg peaks tahtma minna
teise linna õppima või isegi teise riiki ära kolida, et see tekitas tal nii tugevaid ärevusi, et ta kirjutas mulle tihtipeale ja nõudis SOS-i eraseansse. See on minu praksises isegi üks top, kõige ärevam lugu oli see. Et ma pidin, mul oli endal tegemist, et selle kliendi hoidmise ja manageerimisega toime tulla, et niivõrd tugev oli tema siis see ülehoidva ema patoloogia ja nihe, mida ma talle ka selgitasin. aga see oli tema jaoks nii trigerdav, see tekitas temas peaaegu et paanikat. Et see, ma tahan meelega toon teile näite, kui väärastunud oli selle naise psüühika oma poja suhtes, eks ole. Nii et see emaskuliniseerib siis meheliku poja sees. Nii et meie, et olla naiselikud emad, peame vastu võtma selle, noh, ta ongi nagu selline nagu mõrkjas magus fakt, et pojad lendavad pesast välja ja me isegi soosime ja julgustame ja ergutame neid mind maha jätma. Ja see põhjustab meis ego surmasi. Selleks sind valmistatakse. Need on siis kõik meie spirituaalse joondumise sellised ja küpsemise erinevad kohad ja etapid. Nii et austad temast territoriaalsust ja näed teda siis kui mehelikku. Ei ole ülehoidev, ei ole kontrolliv, ei ole üle fookus tunnete analüüsil ja tunnete väljendamisel. Ja see on miski, mida siis te näete, et selline modernne rämps spirituaalsus teeb. Rämps spirituaalsus, mis siis mina tunnen, et on valdav ka Eestis, on see, mis paneb siis rõhu sellele, et me muudkui analüüsime oma tundeid, mis on siis rohkem vajalik naistel ja naiselikul. Naiselik peab oma ihadega kontakti saama, aga mehelikul ei ole hea soosida, et tema tundekeskus on tema territoorium. Naiseliku territoorium on tema sisemaailm, meheliku territoorium on tema välismaailm. Liigume siis edasi. Nii et ei ole bioloogiline liigselt siis poputada poisis tunnete jagamist ja ma toon selle kohta siis ka kohe sellise hästi lihtsa näite oma poegade pealt. Oma poegade pealt on siis nagu see, et näiteks kuigi me oleme nagu tohutult lähedases ja me oleme mehega nii palju tööd teinud, me oleme jõudnud liitu, mis iseenesest on karikad ja kroonid, eks ole. me oleme polaarsuste harmoonias ja liidus omavahel ja meie lapsed on liidus sündinud, terved ja terviklikud, ilma polaarsuste konfliktideta oma valgustunud olemuses. Ja sealjuures näiteks, kui ma küsin oma pojalt mingi olukorra kohta ja midagi näiteks tunnete osas, siis ta ütleb mulle rohkem möh-möh, ma ei tea, ma ei saa aru, mida sa küsid? saate aru, mis ma öelda tahan? Kõige tervemad, kõige joondunud, jumalikud mehelikud pojad, neid ei kõneta ja neil ei resoneeru see, kui ma küsin, mida sa tunned. Mehelikult meie fookus on panna, mida sa mõtled, mis sa arvad sellest. Kui sa tahad temast suurendada mehelikku poolt. Kui sa tahad oma meest emaskuliniseerida ja muuta teda rohkem pehmoks, siis hakka urgitsema tema tundeelus. Sellega sa suurendad ja justkui jaatad seda, et ta muutuks passiivsemaks ja naiselikumaks, aga seda me ei taha, see ei ole bioloogiline, see ei ole spirituaalselt kooskõlas liiduga. Nii, kus me siis jäime? Nii et ülefookus tunnete analüüsil ja tunnete väljendamisel, mida siis pehmemad sellised vanemluse liikumised kipuvad tegema ja mida ma ei poolda, need ei ole bioloogilised. Nii et pojad ütlevad selle peale, ma ei tea, ma ei tea. Edasi, kus me siis jäime?
ahah, ja viimane aspekt siis naiselik ema olemisest. Mida siis see ema, naiselik ema, mida ta peab siis tegema, mingis mõttes selline kokkuvõte. esiteks, sa õpetad pojale või poegadele, et nad jätavad sind ja lähevad oma elu looma, mis siis toob kaasa sinus teatud ego hävinemise protsessid ja see on bioloogiline. teine punkt, sa näed poega kui mehelikku ja seda juba 3. eluaastast edasi. ja see näiteks näeb välja selliselt, mitte sa ei ninnu-nännuta ja ei räägi temaga sellises sellises keeles, vaid ma räägin temaga kui kuningaga. Ma räägin temaga kui tugeva mehega, kui võimelise mehega. Ma annan talle power'it, ma annan talle usku, ma annan talle usaldust, ma lükkan ta lahingusse, mille lahingusse, nii-öelda tema tasandile vastavasse lahingusse, milleks ta on võimeline, kus ta saab ennast proovile panna, kus ta saab kompetentsust, vilumust, tugevust ja konkurentsivõimekust muudkui treenida ja kasvatada. nii et mitte nagu minu nunnukene pojake, vaid minu kuningas, tulevane kuningas. minu poisid on sünnist saati printspoiss, ma kutsun neid printsideks ja nad käituvad nagu kuningad. mul on võib-olla, kui mitte iga päev, aga mitu korda nädalas, te teate, mul poisid toovad mulle kohvi voodisse. Nad juba täna tassivad raskeid toidupoe kotte, juba aastaid tegelikult tassivad autost, on ju, sisse ja nii edasi, teevad igasugu asju, mis ma ütlen ausalt, mida mõned täiskasvanud mehed, ma märkan, et isegi ei tee, siis mul juba 1. klassi poisid on sellest tipp-topp alfamehelikud ehk bioloogilised mehelikud. nii et 3. punkt, sa julgustad füüsilist tugevust, sa julgustad nii tugevust kui ka võistlust. Sa oled ise õiges suhestumises sellega, et meestel on oma initsiatsioonid ja neil on omad sellised, kas või nagu spordiski, et sa ei saa lihtsalt niisama võitu, vaid sa pead minema ja tooma selle karika. sa pead minema ja saama selle 1., 2., 3. või 5. koha. mitte midagi ei kuku sulle sülle. sa pead liigutama, olema proaktiivne ja kui tahad seda karikat ja tahad sinna top 3 hulka saada, siis see nõuab päris palju distsipliini, pühendumist ja igapäevast panustamist, eks ju. ehk me soosime seda, et sa pead töötama selle nimel, kui sa tahad midagi ja me soosime ka ambitsiooni, ehk siis ambitsiooni siin ma mõtlen eneseületust, oma ego ületust, laiskuse, mugavuse ületust, on ju. nii et ma olen jaatav ja kogu aeg julgustan ja seda ma õpin veel rohkem vaadates mehelikke mehi, eriti minu abikaasat, tema on selles parem. minul võib siin minu naiselik närv võib natuke hakata võbelema, näiteks kui ongi teatud ronimised kuskil kohas, kus nad ronivad kuhugi väga kõrgele tippu, kus nad lähevad kuhugi mingisugused tiigid või jõekaldad, kus nad võivad sisse kukkuda ja on ka kukkunud, kus nad lähevad mootorrattaga, talitsevad juba suuri, seda küll oma isa käe kõrval, aga ikkagi noh, mul on mingeid asju raske vaadata. või on tulnud ka juba esimesed sellised väikesed, noh, nad on veel nii noored, aga pisikesed spordivigastused, mida ma ravin homöopaatiaga, aga meil naistena on seda õppida meie mehelikelt abikaasadelt. See on see, et mehelikud mehed mõistavad meeste initsiatsioone, aga meil võib neid vahest olla raske vaadata pealt. aga sellegipoolest siin on see punkt, ma annan usaldust, austust ja ma olen vastuvõtlik selle koha pealt, ehk ma lasen oma mehel domineerida selles ja tema pigem ütleb mulle, Janne, ära sekku, nad on mehed. siin on tegemist meestega, mitte nännipunnidega.
et see on väga tihti niimoodi heatahtlikult öeldakse meie majas nii, kuigi mina ei ole üldse kontrolliv, mul ei ole kontrolliprobleeme olnud kunagi, aga mingi koha pealt võib natuke tekkida puht naiselik selline, et kas see on turvaline, mis on need ohud siin, eks ju. ja viimane punkt, sina ise oled naiseks olemise ja naiselikkuse kehastus oma abielus, omaenda elus. nii et see siis viib jällegi tagasi selle vaatluse endasse, et me ei saa seda teha, kui meie suhted on paigast ära, kui meie suhted on tagurpidi, see tähendab suhtumine omaenda soobioloogiasse ei ole korrigeeritud ja siis automaatselt ollakse lugupidamatud vastandi suhtes ja automaatselt ollakse nende samade algenergiate nihete loojad oma lastes, eks ju. nii et naiselik ema on ennekõike naiselik abikaasa ja selle mõõdupuu ongi sinu abielu sinu mehega ja kuivõrd sinu vastuvõtlikkus tema suhtes siis on ju, või kui vastuvõtlik sina suudad olla tema suhtes. Mhm. kas on siia juurde nüüd küsimusi? aga sellisel juhul siis see selline video siis, et mis asi on naiselik ema, saigi oma lõppu siis. igal juhul teistele ma panen selle vähemalt gruppi ülesse. ma vaatan, võib-olla ma teen selle videoga, oleneb, kuidas, mis tagasiside see saab, võib-olla teen selle ka avalikuks, kui see on ülioluline teema, mida jagada. et seda siis vaatame. aga see siis oli naiselik ema, ta on õiges suhtes ja suhestumises lapse isa meheliku abikaasaga. ta on õiges suhtes poja mehelikkusega ja ta ei ole, ma loetlesin ka kohad, mida ta ei tee ja siin all on siis see sisemine töö. nii et sisuliselt on see, et tal puuduvad, ta on oma tsentris ja õigeolekus Jumala ja vastandi osas ning ta on nii oma südames ja õigeolekus, et tal puuduvad üleliigsed agendad oma laste suhtes, oma poja suhtes, et ta suudab jääda selleks ruumihoidjaks ja anda vabaks ja samas olla ise siis rohkem oma olemusega, oma kehastamisega õige olemise kehastaja, jah, just nimelt. see on definitsioonilt siis naiselik ema ehk ürgemane